Tere kõigile kaasaelajatele. Ma olen nüüd jõudnud Poola, Varssavisse hoopis tükis. Alustasin täna hommikul ka väga varakult, kuna plaanisin sõita läbi Poola ja jõuda välja Prahasse, Tšehhi. Aga tegelikult see nii hoopiski ei läinud. Minu eilne tegelikult plaanid see vahetusid lausa 3 korda. Mu esimene plaan oli minna Ungarisse, Budapesti, siis tekkis teine mõte minna kohe Austriasse, Viini läbi Poola ja siis Prahasse. Aga tegelikult ma lõpetasin just Poolas, millest ma mõtlesin läbi sõita. Hommikul alustasin tee ääres, täna oli pühapäeva, autos oli jube vähe. Lõpuks kõigepealt oli naljakas lugu see, et üks auto jäi seisma. Ma hakkasin see auto poole kõndima ja ma ei tea, kas ta siis ehmatas ära või miks, aga siis ta igatahes kummivilisades sõitis minema. Aga õnneks pärast tund mingi 15 ootamist siis tuli üks lahe juht, kes võttis mu peale. Kes hullult tahtis mulle mingit kohalikke linnu näidata, kuna ta ise oli mingisuguse turismifirmaga seotud. Ja temaga sõitsime ringi, ühel hetkel märkasime ühte Poola autot, siis hakkasime tuledega vilgutama ja signaali andma, et ma tahan Varssavisse. Ma panin käed aknast välja, näitasin talle silti, et ma tahan Varssavisse saada. Siis ta jäi seisma ja siis ta oli nõus mind Varssavisse ära tooma, kuigi ta ise siia ei tulnud. Mitte Varssavisse ära tooma, vaid siia suure tee peale ära tooma. Aga enne seda märkasime veel ühte Poola autost, et ja see läheb kindlasti, sõitsime sellele kõrvale, näitasin silti uuesti see auto ja seisma, siis ma vahetasin autot poole tee peal, kuni ma lõpuks jõudsin sinna Via Baltica suure tee peale välja. Ja seal hakkasin siis uuesti hääletama ja läks mingisugune 45 minti, kui kaks lahedat kutti jäid seisma, kes üks on Poolas siin ühes tehnoloogiafirmas töötab ja teine on hetkel transpordifirma üks juhte. Ja nad tõid mu siia ära, mängisin neile pillid, käisin selle tüübi juures kodus, lastele tegin talle väikse kontserdi ja siis ta naine aitas mind väga soodsa hinnaga ühte hostelisse siin Varssavis, kuna ma ei teadnud, et ma siia jõuan. Nii et tänane üks mõte või järeldus, mis ma siit sain, on see, et ega couchsurfinguga, ainult hääletades liikudes ja teadmata, kuhu see välja jõuad, on väga raske, sellepärast et on inimesed, kes ütlesid mulle, jah, ma olen nõus see võtma. Teine inimene ütleb, et see on liiga lühike aeg, mis sa ette teatad. Et minu mõte on see, et ma olen autole ette. Tulen eest ära. Et minu mõte on see, et olen näed siin praegu tänaval. Hi! Selline koht on siin. Seesama on minu hostel ka tegelikult. Ühesõnaga, et couchsurfinguga on küllaltki raske ja seega ma püüan tulevikus rohkem panustada nendele oma sõpradele ja ma püüdsin oma sõpradest võimalik palju kätte saada infot, kellel kus on keegi sõber, kelle juurde minna saaks. Ehk see on selline liikuv variant. Ja homme ongi mul siis plaan hommikul ka just küllalt vara ärgata. Täna veel plaanin minna Varssavi peale liikuma ja homme plaanis üsna vara ärgata ja minna siis suure tee äärde ja proovida siis ikkagi Prahasse ükskord jõuda. Ja siis sealt edasi juba plaan minna Viini, kuid lõplik plaan on veel paika panemata, eks te saate seda punast joont nüüd kaardi peal jälgida, kus ma tegelikult liigun ja püüan ikka võimalikult aktiivselt update'ida, aga kunagi ei tea, kuidas internet ja kus on. Nii et olge ikka lained, püüan mõtted ka kirja panna, nii et lugemist ka teile. Olge tublid, tšau!